on 2. detsember, mis tähendab seda, et kindlasti juba väga paljudes peredes nädalavahetusel tehti piparkooke ja täna hommikul meil on siin ka laud ennast katnud mitmesuguste piparkookidega. Tere hommikust, Mari-Liis! Tere! Ja põhjus on selles loomulikult, et piparkoogimaania, selline väga populaarne näitus taas kord tuleb, uksed lahti teeb, 19. korda juba. Jaa, järgmine aasta on suur juubel. Uskumatu. Kuidas siis 19 aastat tagasi tuli üldse see mõte, et võiks piparkookidest sellise kunstinäituse teha, kui nii lühidalt kokku võtta? No tegelikult oligi nii, et me pidimegi tegema kunstinäituse ühe grupiga inimestega, aga ideed olid kõik otsa saanud, meil oli 3 näitust juba olnud ja siis, kuna see oli jõuluajal, siis mul tuli järsku pähe, et aga vahetaks nüüd seda materjali ja teeks lihtsalt selle näituse piparkoogist. Taigen, kui selline on ju olemas, just, eks? Et selle algidee oli ikkagi, et see on kunstinäitus, kus lihtsalt kõik on tehtud piparkoogist. No tundub, et 19 aastaga justkui piparkoogi taigen ja piparkoogi taignes, aga selle aja jooksul on ikka igasuguseid asju seal näitusel tehtud, vaatamiseks välja pandud. On siis kuidagi tundub ka, et see piparkoogi taigen on kuidagi omasemaks saanud kunstnikele, disaineritele, skulptoritele näiteks? Jaa, see on seesama efekt nagu vist spordis, et kui keegi teeb juba mingi rekordi, siis tuleb juba järgmine, kes selle ületab, et see tekitab sellise ühisteadvuse või sellise, kuna igal aastal on ikkagi kuskil 60 tööd ja ka sel aastal on 108 osalejat, siis me arvestasime kokku, et 18 aasta jooksul on juba olnud mingi 1400 tööd ja see tase lihtsalt tõuseb kogu aeg. Fantaasia lõputu. Mis on võimalik ja täna ei mõtle, et kuidas teha, et saab ju. No siin on fotod meil ka praegu eetris selle aastaselt näituselt. Mis siis seekord teemaks on? Sel aastal on teemaks muinasjutt. Ehk siis kõik on saanud lasta fantaasia lennata muinasjutu teemal. Ja ma arvan, et kindlalt on läbi loetud 100 muinasjuttu kindlasti, kui mitte rohkem. Juba mina ise lugesin vähemalt 12 muinasjuttu läbi. Ja ma arvan, et see muinasjutu teema on praegu väga aktuaalne kõikide muude aktuaalsete teemade kõrval, sest me ei tohiks ära unustada seda maailma, mis on ka täiesti päris maailm tegelikult. Need saab fantaasiat kujundada siis selle järgi. Aga täna hommikul on meil siin, te olete kaasa võtnud ka sellised väga uhked piparkoogid. Võib-olla kodus, ma ei tea, inimesed järgi teha selliseid on päris keeruline. Kuidas need tehakse ja kus need pärit on? Need on siis Poola kuninglikud piparkoogid. Siin on kuningas ja kuninganna. Ja need on siis tehtud sellisel moel, kuidas siis keskajal tehti piparkooki ehk siis puuvormidega. Ei olnud lihtsalt, nagu me kõik teame, koduseid piparkoogi vorme, vaid on sellised vormid. Palun väga. Ja niimoodi just tehti vürtsikaid meekooke ja ma sain Ungari meistritelt teada, et siis kõik need sellised nagu suhkrukaunistustega piparkoogid on tulnud siis kõik hiljem. Mis ajastust need umbes võid olla, et need kaunistused tekkisid üldse? See on siis peale 19. sajandi võib-olla poolest sajandist, et siis ühesõnaga, kui rohkem ka suhkrut kasutati, sest vanasti oli eelkõige mesi ja vürtsid oli piparkookid ja jahu muidugi koostisosadeks. Aga neid tehti ikkagi samamoodi ikka jõuluajal või oli see kuidagi selline aastaringne tegemine? Ei, piparkoogid olid lausa aastaringselt ja olidki mitut sorti piparkoogid, et olid piparkoogid, mis olid dekoratsioonid, kaunistused ja need olid ikkagi prestiiži sümbol. Et kui sinul oli piparkook panna, riputada üles ja siis sa olid ikka väga kõva mees. See tänapäeval kõlab uskumatult, eks. Aga see koostis iseenesest oli ju tegelikult täpselt samasugune, kui me mõtleme ka tänapäeva peale. Välja arvatud see, et suhkrut ei pandud sisse. No ma arvan, et eks igal maal oli võib-olla natukene omamoodi see asi, aga oma idee poolest jah, kuigi piparkookide tõesti eellaseks loetakse juba vanas Egiptuses ja neid meekooke vürtsidega. Ja siis on siin veel 2 sellist uhkat piparkooki samamoodi ja kust need pärit on? Need ongi Ungari, need olid siis Poola piparkoogid ja siin on Ungari ka vormiga tehtud. Aga huvitavad samasugune nagu vorm puust ikkagi levib Euroopas. Samamoodi. Ja meil on homme on 2 eksklusiivset Ungari piparkoogi töötuba, kus siis tehakse nii neid vormidega keskaegseid piparkooke, kui siis teine töötuba on siis glasuurimise töötuba. Aga et kuidas ilusti kaunistada? Ungari traditsioon. Aga muidu meil on nagu iga päev on töötoad, kus
siis need piparkoogimaania kunstnikud jälle oma nippe õpetavad, nii et tegelikult me viime edasi väga vana traditsiooni ja ma pean ütlema, et kui Poolas tehakse täpselt samamoodi, nagu on mitusada aastat tehtud, nad jätkavad seda, siis meie jälle viime seda edasi nagu kaasaegselt. Ma vaatan neid kaunistusi ja tegelikult nagu pealt vaadates tundub, et aga meil tehakse ka selliseid kaunistusi, aga siis kui natuke süvenema hakkad, siis tundub, et ikkagi siin on natukene võib-olla vaeva nähtud, et kui erinevad need kaunistused riigiti on, et kuidas teile tundub, et... Ma ei tea, või mul tundub, et siin Ungaris, ma olen varem ka näinud, siin on peegel. Aga ma ütlen, et selle Ungari traditsiooni kohta oskavad need Ungari meistrid paremini rääkida, et jah. No meil on siin laua peal ka, et... Ja nad tegid spetsiaalselt teile maitsmiseks. No ütleme, et lõhnab ikka nagu piparkook, et see võib natuke heledam on, aga samas Eesti kaubandusvõrgus on ka sellise piparkooke. Ja siin pidi olema põhimõtteliselt nagu 3 koostisosa, et mesi, jahu ja vürtsid, kaneel, ingver ja nelk. Ta on siuke mõnus nagu... Ta ei ole väga suur, nagu väga palju vürtse siin, mulle tundub, et... Aga samas on see piparkoogi mekk täiesti olemas. On. Ja ta on natuke teistsugune kui meil on tumedamad. Võib-olla ta meenutab natuke sellist euroopalikku piparkooki, mis ka meil müügil on aega, et kui juhtud ostma, siis sa saad aru, et see on natuke heledam, aga samas see mekk on täiesti olemas. Et kes armastab võib-olla vähe sellist mahedamat piparkooki, siis on täpselt sellised heledamat tüüpi. Olge lõpetuseks, kui sel korral on muinasjutu teema, siis mida võib-olla kõige fantaasia lennu mõttes on olnud keerulisem teha nendel kunstnikele, kes on välja mõelnud, et tahaks nüüd tulla piparkoogmaaniale ja me teeme sellest muinasjutust midagi sellist, aga see on nagu tohutult suur ja ikkagi võtnud nagu omajagu aega. No tegelikult need kõige suuremad tööd üldse meil pildi peale isegi ei mahtunudki, neid peab tulema tõesti näitusele vaatama, aga meil on seal üks suur torn, kust on siis Rapuntsel vaatab välja, 3 peaga lohe, Bremeni linna moosekandid, et need on ikkagi täiesti uhked suured piparkoogi skulptuurid. Nii et tasub ise vaatama minna, sest mida sel korral on tõesti kunstnikud fantaasial lennata lasknud ja piparkoogitaiken on endiselt see, mida annab igatepidi voolida suuremas ja väiksemas vormis ja loomulikult ajalukku ka pilke heita, et mida siis Eestist kaugemalt ja ka lähemalt tehtud on piparkookidest. Tundub, et see on üks väga tänuväärne selline toiduaine, mida siis ikkagi saab kasutada kogu Euroopas. Aitäh täna hommikul tulemast!